toetamise. Järgmisena küsib Andres Ammas ja vastab maaeluminister Tarmo Tamm. Palun, Andres Ammas. Lugupeetav eesistuja, lugupeetav minister. Räägime mesinikest ja nende toetamisest. Kui me teiega siin paar-kolm nädalat tagasi kohtusime rahanduskomisjoni koosolekul, siis teie viimane tutvustav slaid loetles teie ministeeriumi nii-öelda probleeme eelarves ja viitas asjadele, mis võiksid ja peaksid eelarves olema, aga neid ei ole seal. Ja te ütlesite, et puudu on ka mesinike võimalikku toetust 0,8 miljoni ulatuses. Ja sisuliselt te palusite rahanduskomisjoni liikmete toetust neile mõtetele. Vabaerakond tuleb teil ikka hea meelega appi ja me tegime vastava muudatusettepaneku mesinikele toetust anda. Rahandusministeerium lükkas selle tagasi, ma tähele nüüd kahel põhjusel. Esiteks nagu alati, et raha ei ole, aga teiseks, et selle toetuse andmiseks ei olda maaeluministeeriumis valmis. Ei ole vastavaid põhimõtteid, vastavaid süsteeme välja töötatud ja sellepärast tuleb see kõik aasta edasi lükata. Ma olen segaduses. Palun aidake. Aitäh. Aitäh, lugupeetud Riigikogu liige. Ma olen ka segadus, et ma ei tea, et ministeeriumi poolt oleks jäänud see raha rakendamata, kui see võimalus oleks. Aga te teate ju rahanduskomisjoni liikmena ja väga pikaaegse Riigikogu liikmena, et kuidas riigieelarvet koostakse. Et kevadel me pidasime rahandusministeeriumiga läbirääkimisi ja taotlesime mesinikele toetust mesilaste arvu peale 800 000 eurot. Seda toetust on taotletud ka juba 2015. 2016. aastal, aga kahjuks ei ole ka varasel perioodil see õnnestunud. Ja nagu te teate, siis tänasel päeval riigieelarves muudatusi teha on suht keeruline, sest kui muutus teha, siis peab näitama ka ära konkreetse katteallika ja see ei saa olla midagi ähmast ebamäärast. Aga see, et te selle küsimuse päevakorda tõstasite, et mesinikest täna ja mesilastest ja mesinikest tänapäeval nii palju räägitakse, minu meelest on see väga hea, et sellega tegeldakse, sest mesilaste roll kogu selles looduses on väga suur ja viimasel ajal kahjuks on selliseid juhtumeid, kus mesilastega ja mesilasperedega on juhtunud teatud õnnetusi, aga see ei ole seotud nüüd selle toetusega, mille peale me raha oleme küsinud. Et ma arvan, et meie mesinikud peaks olema ka võrdses turukonkurentsis võrreldes nüüd Läti ja Soomega, kus makstakse 20 eurot mesitaru kohta ja ma arvan, et meie võiks ka seda teha, sest nad turustavad mett ühel võrdsel turul. Aga ma arvan, et järgmise aastal läbirääkimistel me tuleme uuesti selle teemaga välja ja ma arvan, et Rahandusministeerium aktsepteerib seda, nagu te juba ütlesite, et Rahandusministeerium seda nõus aktsepteerima ja järgmine aastal saab see summa seal sees olema, sest see tegelikult on vajalik, et olla võrdses turukonkurentsis, et need inimesed saaks hakkama ja nad inimesed on hästi tublid ja nad on seni hakkama saanud. Aga jah, me oleme seda taotlenud, aga kahjuks sellel aastal ei õnnestunud. Meil õnnestus saada teisi summasid nii laboriseadmetel ja nii edasi. Aitäh. Palun, Andres Ammas. Aitäh. Mesinike mured tõusid tänavu Eesti avalikkuse ette tegelikult suuresti nende halbade juhtumite, mürgitamisjuhtumite tõttu ja mesinike mured ka seetõttu võib-olla said rohkem avalikkuse tähelepanu, kui nad varem olid saanud. Mis selles suunas paremaks läinud on? Kogu see glüfosaatide probleem ju erutab kogu Euroopat. Kuidas edaspidi niisuguseid lugusid vältida? On olnud idee mingist näiteks nagu kindlustusfondist või kuhu siis põllumehed teeksid sissemakseid ja kust sellisel puhul saaks mesinikke toetada. Palun tutvustage, mis selles suunas tehtud on ja mis veel kavas on. Aitäh. Aitäh, et tõesti paar sellist ebameeldivat juhtumit oli, aga need juhtumid ei juhtunud sellepärast, et midagi seadusandja poolelt oleks tegemata jäänud. Me oleme mesinike esindajatega istunud koos korduvalt, ma arvan, et sellel suvel kõige rohkem võib-olla olemegi organisatsioonidest kohtunud mesinike esindajatega ja seal teatud lahendust on sünnimas, sest me kindlasti arvestame nende ettepanekutega ja seal on kas või see teavitamise kohustus, kui kiiresti peab teavitama, millise aja jooksul põlluraamatu küsimus. Aga tegelikult ega põllumees ja mesinik istuvad ühel pool lauda, sest nad on partnerid. Ei ole põllumehel ka midagi teha, kui poleks mesilasi ja pole mesinikke.
ja et see pilt ei jääks väga ühekülgne, siis ma ütlen, et tegelikult tänasel päeval riik ja Maaeluministeerium, läbi Maaeluministeeriumi toetatakse mesinikke, no mitte küll väga suures summas, aga näiteks mesindusprogramm 2007–2019 on kokku 496 000 eurot ja läbi maaelu arengukava on tänaseks päevaks väljastatud 241 taotlejale toetusi kokku 3,8 miljoni euro ulatus. Nii et tegelikult on ka tänasel päeval võimalus olemas ja mesinikke pole päris nagu toetusest jäetud ja neid ei vaadata kuidagi nagu eraldi. Aga kindlasti selle tarutoetusega me tuleme järgmise aasta uuesti välja, nagu ma juba ütlesin, ja ma loodan, et me oleme siis, suudame paremini oma positsiooni kaitsta ja Rahandusministeerium meid siis ka toetab, sest summa iseenesest riigieelarve mõttes ei ole väga suur, et 0,8 miljonit eurot, aga me püüame selle nimel tööd teha. Aitäh. Nii, Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees, austatud minister. Ma arvan, et see mesinike toetamine on ühe eluviisi toetamine maal ja nagu te täiesti õigesti ka ütlesite, sellel on suur roll ka niisuguses looduse ringkäigus ja tasakaalus, aga on üsna kahetsusväärne, et te ikkagi koalitsioon ei aktsepteerinud neid katteallikaid, mida meil oli välja pakkuda küll oma muudatusettepanekuid tehes. Samas kiidan teid põllumajandustoetuste täismahus rakendamise eest, aga siin ma näen samuti probleemi ja eeskätt selles, et see kõik on ikkagi suurtootja poole kaldu. Milline on teie kava või ministeeriumi kava, et niisugune väike tootmine maal, olgu see mesindus või põllumajandus, ikkagi säiliks, et ei toimuks seda, et Eesti lihtsalt hõreneb nendel äärtemaadel? Aitäh! Aitäh! Kui ma tulen selle mesindusprogrammi juurde veel tagasi, et kui seda toetust ka hakatakse määrama, siis see legaliseeriks kõik need mesitarud, sest tänasel päeval võib öelda, et kusagil 2751 mesilat on registreeritud ja mesilasperede arv on kusagil 27 000. Aga tegelikult arvatakse, et kokku neid mesilasperesid üle 50 000. Et see toetus annaks ka selle eelduse, et nad siis tuleks kõik registreeriks ära mesilaspered. Aga mis puudutab üldiselt laiemat maaelu, siis see maaelu arengukava ongi selle jaoks, et ka väiksemate ettevõtjaks saaks maal toimetada. Ka ÜPP uus tulevik aasta 2020+ näeb hoopis olulisemad võimalusi maaelu toetada. Ja seal ütleme, see rõhk ongi pigem selliste väikeste ja keskmiste suuruste ettevõtjate poole. Aga tänasel päeval ettevõtjate mitmekesistamise meede ja teised meetmed, liiderprogrammi meede, et need on päris suured summad, mis tänasel päeval lähevad ka maaellu, et maaelu elavdada ja toetada. Aga ma mäletan, see eelmisel perioodil ainuks liiderprogrammi summa oli vist 73 miljonit eurot, et sellega suudab väga palju ära teha ja selles liiderprogrammis näiteks toetati ka mesindust mingil määral. Et need meetmed on olemas, need võimalused on olemas ja seda rakendatakse. Aga kahjuks see koondumine toimub ja koondumine toimub ikka suurema poole, et see on ühtepidi on ta nagu paratamatus. Aga ma ütlen, et selle uuel ÜPP kavas nähakse väga palju selliseid meetmeid ette, et see kuidagi tasakaalustada, et see elu maal säiliks ja need väiksemad ja keskmise suuruse ettevõtjad saaks ka seal maal hakkama. Ma toon teile näiteks väga hea näite, et tuleb olla ettevõtlik, et üks noor talupidaja sai 39 000 eurot stardiabitoetust ja 3 aastaga kasvatas oma käibe 1 000 000 euro peale, ta hakkas kaasaegsel meetodil kasvatama maaiskaid, need võimalused on tegelikult kõik